Nii nunnu kalender ikka. Väike ja piisav. Kui kellelgi on mingi küsimus... No mul on peast nii mõisu. No Maris. Lätist. Ja tema nimi on Vares Kaarums. Noh, avame kalendrit ka või? Joo. Sõbrad. Mina saan muidugi kogu aeg samasuguseid. Näe, selline tšokolaad. Tšokolaad on hea. Noh, mis sealt tuli? Mars! Oo, Mars. Ja Marisel ei tule Marsi, Marisel tuleb Oreo, väga äge, nii nunnu kalender ikka. Väike ja piisav. Ma saan aru, et mul võib MC ka visata välja. Peaks viskama äkki, jah? Siim on kohal. Tere hommikust. Jou, Siim, mis filmid mind hommikul vara? Niisama. Ei, niisama ei filmi. Ma teen vlogi. Vlogi või? Jah. Kuhu sa selle Vlogiga lähed? See läheb interneti sisse. Ai, Kõik kunagi tulevased põlved saavad vaadata, kuidas kunagi asju tehti. Okei, Maris. Tere. Oleks tänud, oleks paremad riided selga pannud, on ju? Poleks tulnudki. Ei oleks tulnudki, ja. Sul on kõik meik ja soeng tegemata ja kindlasti on halva juukse päev. No ei ole kõige parem täna, kus ei ole mida. Ma ei saa kusjuures aru, mis on valesti. Panen kohe kaamera, mul kukub ta vahepeal siit igalt poolt alla. Amatöör. Odav kinnitus. Kaamera on kallis, aga kinnituse jaoks enam raha jätnud. Ja, nii ta on. Ja võt siin toimub siis Sky Plussi hommikuprogrammi Magic, eks ju. Et niimoodi istuvadki, kui Kelk on, siis Kelk istub siin kõrval. Kui kellelgi on mingi küsimus, mida on tahtnud eluaeg küsida, miks te nii vara ärkate või kuidas te nii vara ärkate, siis selle võib kohe ära küsida. Kogu aeg samad lood mängivad. Jah, just, et see on ka õige küsimus. Seda võtte programmi direktori kes küsimus. Ei, ma ütlesin, et meil on see muusikajuht. Meie siin trafi hirmus vahest muudame midagi. Pärast saame noodi tavaliselt. Saade läbi, Kivisaar ja Maris on juba koju läinud ja saan tihti ka inimeste käest küsimusi, et kas teil lõpeb töö kella 10 või kas te peate pärast seal midagi veel tegema. Mina pean tavaliselt peale saadet natukene siin veel alati toimetama, valmistama veidi ette homset saadet ja tegema nipet-näpet veel, sest minu roll on natukene nagu olla saatejuht ja siis natukene vastutada siin ka mingite tehniliste asjade eest. Ja meil on uus pult, millega me alles saame sõbraks. Nagu näete, siis tänapäeva raadios enam füüsilisi nuppe ei ole, kõik on ekraanide peal. Ma ei tea, kas see praegu ekraani siin natuke vilgub meile vastu ka või mitte, aga pole vast hullu ja siis kõik ongi digitaalne. Põhimõtteliselt puutetundlik. Sellega on meil siin juba natukene nalja saanud ka. Mis see meile siis annab tegelikult selle, et me saame seda pulti kogu aeg nagu vastavalt vajadusele muuta. Et me saame siin mingi trikke teha, me saame muuta kanaleid, me saame teha kõike muud, mida füüsilise puldi puhul nagu väga lihtsalt teha ei saa. Et selline ta meil siis on. Meie programm ka praegu teeb siin mingit uuendust ja mina siis vaikselt prepin homset saadet, nii et natukene veel ja siis saan mina ka koju. Sorry, teil on ju Öö praegu. Jaa. Ma vanasti tegin niimoodi peale Starfilmi, võtsin seal poest, mis on see hot dog, selle ära ja siis läksin magama. Tšau. Oo, kelguke, oi. Free food.
tegelikult peaks olema selline, ma arvan, et siuke teenus on olemas, et inimene tuleb mulle koju ja paneb minu olemasolevatest riietest komplektid kokku, mille peale me ise ei tulekski. Ma olen nagu mingit väikset trüppimise Viimsi kandis teinud ja sa lähed sinna, siis ütleb, aga see garderoobas see ei ole veel kõik, et mul on eraldi see garderoobi tuba veel maja. Ja siis läheb veel kolmandasse ruumi, siis saad aru tegelikult nagu, et aga ikka pole midagi selline. Noh, Kelk. Esimene emotsioon. Jõulukook. Jõulukook siin? Jaa. Praegu on väga trendikas ja kõigil on jõulukooke, kõikidel tootjatel. Kõikidel ei ole nagu... Ma ei ole söönud seda veel. Mis see on? Mis maitseline see peaks olema? Ma ei tea. Kaneel. Kardemon. Jupikud väga. Ongi see jupikud või? See on kogu aeg olnud ju. Ütlen, et laske viska vastu seina. Toitu viska. No mehed, väga šik, väga šik. Täna uudistes. No Maris. I think I need a break. Don't care how long it takes. You know I hate the way you make me feel so dark. You really broke my heart. You opened up my scar. No nüüd Kivisaar näitab, kuidas seda asja teha, on ju. 2 halli naist. Ei meeldi mulle. Aga sa kuuled, mis me räägime? Vaatasid, et sa ei kuule. Jõhtra palama. No ma olen peast nii mõisa. Sünnissaadik, jah. Ma teen, Näita veel mingid meie asju ka. Ei asju ka. Davai. Anna keri natuke edasi. Lõuga. See on nunnu. Noh, mega. Oskad pilti teha küll. No nii, sõbrad, jõuluaeg on kätte jõudnud. See tähendab seda, et on vaja teha natukene jõulukontenti. Ja minu arust keegi Eesti internetis ei ole seda review'd veel teinud. Mul oleks seda väga vaja, aga tundub, et kui keegi teine ei tee, siis pean mina ise selle tegema. Ja see on suur jõulukohukeste review 2025. Me saame teada, milline on parim jõulukohuke minu arvates, aga jõulud on käes. Teeme selle ära, ma haaran siit kohe meie esimese kandidaadi. See on Jänks. See on Jänksi kohuke. Siia on peale kirjutatud piparkoogi kohuke hõrguglasuuriga. See on farmi toode. Ja kui ma peaks andma pakendi eest mingi hinde, siis pakend on tegelikult juba suht aus. Ma ütleks, et ma annaks isegi 10 punktist mingi 8 või 9. Jääme 9 juurde, võib-olla teised kohukesed trumpavad selle üle, aga pakendi eest annaks mina juba 9 punkti. Ja piparkoogi kohuke. No seda piparkoogi maitset topitakse igale poole toodetesse praegu ja me saame teada kohe, kas see õigustab ennast. Ma teen ta siis lahti. No see, ma ütlen ausalt, et see kohuke suuruse mõttes on ta ikkagi suht bänger. Seda ei ole võib-olla mu laia nurga kaamera pealt näha, lai nurk kaamera pealt näha, aga suht bänger suurus. Tundub, et siin on nagu üks osa on mingit biskviiti ja siis üks osa on kohukest. Ja me saame teada, kuidas see maitseb. Siin on siis üks osa on seda biskviiti või piparkooki, teine osa on kohukest. Kohuke ise ei ole üldse suurem asi. Aga kuna ma olen saialiste fänn, siis see piparkoogi värk siin on enam-vähem maitset, võiks natuke rohkem olla. Aga enam-vähem ok. Järgmine võistleja tuleb meil Lätist ja tema nimi on Vares Kaarums. Kaarums on teinud ka siis jõulukohukese. See on isegi läti keeles, siin pole isegi eesti keelt peal, mis on nagu eriti huvitav. Zemsvetku Kaarums piparkukku mandariinu. Piparkoogi ja mandariini maitseline kohuke. Ma ei tea, mis ma sellest kooslusest arvan. See võiks ju toimida. Mandariin, vana hea, piparkook, vana hea. Vaatame, kuidas Kaarums selle lahendanud on.
Noh, vana hea kaarums näeb välja nii, nagu kaarums välja nägema peaks. Siin on kõik ühtlase massina sisse segatud. Piparkoogi maitset siin minu arust väga ei ole. No võib-olla natukene kui väga otsida. Aga ei. Kuigi ma pean ütlema, et maitse mõttes maitseb see mulle rohkem kui see Jänksi oma. Nii, teine võistleja ka söödud. Pakend on selline tagasihoidlik, aga enam-vähem. Pakendile ma annan 7 punkti 10. Kohuke ise maitseb mulle rohkem kui Jänks, nii et ma pean andma rohkem hindeid, kui ma enne andsin. No 7-8. Kuna meil on siin veel võistlejaid, siis ma jään praegu 7-8 peale. Aga tugev sooritus. Piparkoogi maitset võiks kuidagi rohkem siin veel olla. Aga või siis, kusjuures ma kujutan ette, et siin kreemi sees võiks olla piparkoogi tükikesi mingeid pehmeid. Järgmine võistleja tuleb meil Tartu lähedalt. Minu arust Alma tehas oli kuskil Tartu lähedal, võin muidugi eksida. Aga Alma, kes on kõige värskem siseneja üldse kohukeste turule, on teinud ka jõulukohukese. Nemad on selle jõulukohukese nimetanud jõfika kaneelitäidisega kohukeseks. Jõfikas ja kaneel. Väga huvitav. No saame kohe teada siis, kuidas Alma sellega hakkama saanud on. Nagu lihtsalt jõfika kohuke. Kaneeli võib-olla kuskil siin natukene on. Ma ei tea, see on nagu lihtsalt hea jõfika kohukas. Mulle kusjuures see kohukas, jah. Aga pakendi eest muidugi annan tubli 8 punkti, sest pakend on tõesti ilus. Jõulune, siin on jõulukott, siin on jõululehm, siin on jõulukuused. Kui me hindame jõulukohukesi, siis ma sellele väga palju punkte ei annaks. 4-5, sest see on lihtsalt üks tubli jõfika kohuke, mis nagu jõulukategoorias võib-olla ei mängi välja, aga jällegi maitse asi. Minu jõululauale väga jõfikas ei kuulu. Nii, ja meil on nüüd viimane võistleja, viimane sooritus. Saare on teinud ka jõulukohukese, näeb see välja täpselt selline. See on Saare vinterkohuke piparkoogiga ja nagu me oleme täna juba aru saanud, siis piparkook on tegija, aga võime kohe pakendi eest hinded ära anda. Pakend on lihtne, aga mõjub. Aga me saame kohe teada, kas selle jõulukohukesega Saare ületab minu ootusi. Ja kui te küsite, miks ma süüa ei oska, siis ma käisin just hambaarsti juures. No mul on pool lõuga tuim. Piparkoogi kohuke. Ma nagu ei tunne siin piparkooki. Aga samas see konsistents ja see maitse on enam-vähem okei. Ma oleks arvanud millegi pärast, et ta ei ole nii hea, aga ma ütlen ausalt, kõlbab süüa. Aga kohukesele kui sellisele ma annaksin Saarele tubli 6. Nii, minu otsus on tehtud, kellest saab jõulukohuke 2025. Mul on nüüd 2 kandidaati, kelle ma tõstaksin esile. Kui sa tahad jõulukohukest, kõige suurem jõulutunne tuleb ikkagi Jänksi kohukesega, sest Jänksi kohukeses on korralik kiht piparkooki nii-öelda. Sellest saad sa kätte kõige suurema sellise piparkoogi maitse. Kui me räägime nüüd üldiselt, milline kohuke mulle maitse mõttes kõige rohkem meeldis, siis mina ei tea, mina olen Kaarumsite fänn ja Kaarumsi sidruni piparkoogi kohuke pani selle minu jaoks kinni. Seal küll ei ole väga palju piparkoogi maitset, võiks olla rohkem, aga siiski maitse mõttes ja konsistentsi mõttes oli minu jaoks võitja Kaarumsi kohuke. Selline oli minu kohukeste review. Loodetavasti said ise ka siit mõtteid. Mine poodi, osta oma lähedastele, sööge ja nautige.